ole Eestis rallisõitjad, kes neid ei tunneks, ei teaks ja ei oskaks ka nende suurepärast tööd hinnata kõrgelt. Nii et meie paus läheb siit Marek Vilja-Tigrisele kindlasti teele. Aga ega siin kaua enam ei lähe, tolmupilv on üleval ja pisut vilksamisi nägin ka autot. Jah, Mikko Pohjanharju. Just, Mikk veel, kui peaks Rainer Raus, Simo Koskinen sinu juurde jõudma, siis küsi ka Simo käest, kas kadusite ära. Hallo, kuuled sa nüüd meid? Räägi nüüd uuesti, mis Raineri ja nendega oli? Rainer Raus ja Simo Koskinen sinuni jõuavad, siis võid Simo käest küsida, et kas ta ikka järgmine hooaeg kaas sõidab Raineri kõrval, et siin on väidetavalt olnud jutte, et Simo Koskinen selle hooajaga lõpetab. Oi, ma ei kuule teid. Te kaote mul ära, kas mina kaon teil ka ära? Ei, sina oled meil kosta. Väga hea, selles suhtes, et võib-olla lihtsalt see hiidlase värk, tuleb nüüd lõpuks välja. Ma loodan, et mind on kosta, see on, ma arvan, kõige tähtsam praegu. Ja oma rütmis edasi. Mõnusat rallimürinat on kosta. Siin nurga taga on täpselt nende jaoks siis see stopimärk. Ja meie Saaremaa 49. ralli, Silveston Saaremaa 49. ralli esimene lõpetaja on ilusasti kohal. Tomi Tugiainen, Mikko Pohjanharju on jõudnud finišisse. No Tomi! Ei mitään, se on hieno lopetus tälle päivälle tossa, että nopea pätkä ja upea niin kuin aina, että täällä on hienot tiet ja täällä on hieno käydä. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Tugiainen Pohjanharju on ilusasti viimase katse finiši kohe läbinud. 4.31.6 nende aeg siit. 4 minutes, 31.6 seconds. Tomi Tugiainen and Mikko Pohjanharju on the last stage. Mikk, sa minu küsimust kuulsid? Millist? Mida ma üritasin sulle 2 korda juba ette lugeda. Simo kohta? Just. Ja, ei kuulsin küll. Nii et vaata, äkki õnnestub mingi vastus kätte saada. No oliko se hyvin ralli? Oli tosi hyvä ralli, että tykkäsin. Vähän se oli, lähtöpaikka lähti toisen autona tänään liikenteeseen, oli liukasta, mutta muuten oli hyvä. Kiitos. 4.32.1, auto number 87 aeg. 4 minutes, 32.1 seconds. Erik Pietarinen, Juhana Raidanen. Nii, aga nüüd on selles mõttes tulnud ka otsustav hetk. Rainer Raus, Simo Koskinen tulevad sinu poole ja pärast eelmist kiiruskatset nad kaotasid Niinemäe Valterile 5,2 sekundiga, nii et saame näha, kas Niinemäe Valter suudavad oma eduseisu hoida või Aus Koskinen selle ikkagi ära võtta. Kõigepealt on vaja Ausi aeg kätte saada ja seejärel ära oodata Niinemäe vastus. Aeg on käes, see 4.24.1. Rainer, praegu on veel vara midagi öelda, aga kuidas sul siin kaugatama läbimine siis kulges? Ei läks üsna hästi, et mingi taga suuri vigu ei olnud, aga liiba endiselt, et kui eelmise katse peal oli kuidagi pidamist tekkinud, siis siin oli ikka siuke saaremaine tolm oli peal, kerge siuke liivake, aga... Kuidas sulle ralli üldse see ralli kujunes? No natuke kivide kändud, et need väiksed eksimused ja rehvi purunemine ikkagi rikkusid selle koha ära, aga eks selline ralli on. Praegu ma arvan, et ei hakka ennustama, aga ma arvan Niinemäe hoog eelmistel katsetel näitas, et on suht nagu kindel, et hoog on. Vaatame siin ära. Aitäh teile! Ma ei saa kahjuks Simo juurde joosta, sest meil on Timmu siin järgi juba. Kuuleme Timmu kommentaari ka ära. Kaido kuule! Kaido, kuuled sa mind? Kuidas sulle ralli meeldis? Ei, väga hea oli. Kena oli. Timmo, ütle nüüd lõpuks midagi põhja panevat. Põhja panevat või?
Mul ei tule niimoodi, sa pead omal järgmise ringi küsimused mulle servicesse tooma, siis ma oskan öelda. Ma ütlesin praegu ära äkki öökatsel siis. No, siis ma räägin sulle nii, et vähe ei ole. Kas viimase katsega jäid rahule, kõik toimis, et said nagu sõita ka või? No saime ja sõita ja. Politseid tee ääres ei olnud kiirust maailmas. Üks aeg tuli täpselt sama, mis Raideril ja Simol ehk 4.24.1 ja nüüd on siis see tõehetk käes. 4.21.9 tuli Mikko aeg, nii et teine koht on käes. No Mikko, palju õnne teile mõlemale. See asi ikka toimib, jah? See koostus siin autos toimib kindlasti, aga mulle tundub, et see autos ja koostus sobib ka. Et võiks nagu teile kordki proovida. Ja võiks nüüd võiks iga kord proovida. Suurepärane, palju õnne teile teise koha puhul. Palju õnne, Mikko Niinemäe, Martin Valter ja 10 kiiruskatse järgselt suutsid nad välja sõita absoluutarvestuses teise koha. Suurepärane tulemus, Škoda Fabia R5 masinaga on see debüüt tehtud. Maitse suus. Maitse suus ja nüüd tahaks kogu aeg sõita sellega. Jah, et jätta saab aps see teine auto nüüd endale, see R2, et me ikka sõidaks R5-ga edasi. Ja, süües kasvab isu. Ma nägin nüüd seda küsimust uuesti ka veel Tartu rallil sinuga rääkides, ütles ta küll, et see arvatavasti ikkagi jäätma viimaseks hooajaks sinna. Ahaa. Ja. Et praegu on mees sellise asja õhku visanud. Eks see siis järgmisel hooajal paistab. No nii, aga Mikk valmistu nüüd ralli võitjat vastu võtma, sest ma usun, et see ligi minutiline vahe jääb püsima või väheneb, kui siis õige napilt. Aga Siim Plangi, Marek Sarapuu peaksid selle ralli võitjana kohe ka finišisse. Ja siit nad ilusasti minu juurde kohe jõuavad. Ajaks märgitakse neile 4.24.6, nii et mitte miskit probleemi ei tohiks olla. No Siim, Marek, palju õnne teile. Saaremaa ralli võit on nüüd põhimõtteliselt vormistatud. Kuidas tunne on? Vist vormistatud jah, et ma ei tea, kas rohkem vist katseid ei tule. No öökatse, aga seal on juba teised võistlused, ma kujutan ette, et oli see Saaremaa ralli see aasta sinu jaoks kuidagi selline erilisem ka, et te pole ju see aasta Eestis üldse sõitnudki. Ai, loomulikult, et minu jaoks on oluline see, et 2015 aasta meistritiitlil ei olnud ikkagi ilmaasjata, et tulin siia ja suutsin ikkagi sammu pidada ja mõnel katsel ka kiirem olla, et nii et eriti ma ei teagi, kas saab enam midagi paremat tahta ja loomulikult ma tahtsin seda Saaremaa võitu, see oli mu riiulilt puudu. See on nüüd olemas, palju õnne teile veel kord. Ilusasti poodiumile ka, siis saab šampanjat pritsida. Siim Plangi, Marek Sarapuu, palju õnne. 49. Saaremaa ralli Silveston, Saaremaa ralli võit on neile tulnud ja nagu Siim ka äsja mainis ise, see oli tal veel puudu. Nüüd on see olemas. Aiko Aigro, Germo Kärtman, 4.35.7. Mehed, nagu siit kõrvalt just öeldi, tublid poisid, tehtud. Eesti meistrid, tehtud. See on üks kõige suurem asi, mis see aasta üldse minul juhtunud ja muidugi tütre sünd. Ja sul on nagu siis mitu asja korraga, no mis ma oskan öelda, palju õnne on isegi vist liiga vähe öeldud, on ju? Jaa, kuhjaga õnne. Kuhjaga õnne. Aitäh, ilusa sõidu eest. Aiko on siis oma klassi meister. Mida veel tahta? Suurepärane. Ma võin kusagile mujale ka minna, kui vaja on. Aleksei Sostanins ja Andrei Arjefev on ka ilusasti lõpuni tulnud. Tartu ralli nii hästi nende jaoks ei lõppenud, aga Saaremaa ralli küll. No здрасте, был это крутное ралли для вас? Это было крутое ралли, да. Первая наша Сарма, как говорят, это не ралли, это событие в жизни. Так и было. Спасибо.
elusündmuseks nimetasid Aleksei Sostanets ja Andrei Arjefjev seda rallit. Kas see just päris nii on, aga noh, finišis endale võib mõningaid selliseid kalambuure lubada ja võib-olla natukene kõrgendatud epiteete. No Alekseis oli ka see, kes ütles, et maailma parim katse ja Nundva katse, eks ole. See ka. Nii et tegelikult võime, mina kui saarlasena ütlen, et ma arvan, ta rääkis täitsa õiget ja ausat juttu. Kõik oli õige. Henrik Kers ja Janek Tamm peaks nüüd kohe jõudma. Jah, ja peaks tulema ka oma klassi võitjad. Siis võib ju ka nendele õnne soovida. Ja oota sekund korra. Ma ei saa selle... Jah, ei saa. Oota 2, oota 3. Ma pean natuke ootama, ma ei tohi enne midagi öelda. Eile sul oli pisut selline nigelam päev. Kuidas tänane päev kokku võtad? Algas nigelalt, keskel oli hea ja nüüd lõppes jälle nigelalt. Miks ta nigelalt lõppes? No see kaugatama ja see ei istu kuidagi. See oli see katse. Midagi ei saa nagu käima ennast siin peal? Ei, siin ei saagi vist käima. No praegu juba võib natuke rahule jääda oma sõiduga. Aeg pole kõige hullem. Jah, alla 5. Aitäh sulle. Ma nüüd ei tea, kas ma võisin teda õnnitleda või mitte. Ma igaks juhuks ei õnnitlenud siis. Ei no õnnitleda võib kõik need, kes Saaremaa ralli läbi sõidavad ja lõpuni tulevad, on juba seda väärt, et nendele käsi pihku pista ja õnne soovida, sest ma ei tea, kas sa ise oled proovinud kunagi sellist tempo teha, kas või vaikselt niimoodi. Millist tempo sa mõtled nüüd? Lihtsalt Saaremaa ralli katseid läbi sõita. Ei ole julge. Mõistliku tempoga. Jah, võtta Gunnar Kampa ja tehke ära see. Saate aru ka, millest jutt käib. Aga võib-olla 50. rallil tuleb ralliraadio rallitiim. Oi, seda hirmu. Ärme nüüd sea inimesi ohtu. Ei no aasta aega on võimalik õppida veel. Ikka. Just. No, ma arvan, et rääkimine tuleb paremini välja. Just. No, kus sa tead? Jah. Ütleme selle numbri siis ka välja, et 54,7 sekundiga tuli siis Siim Plangi ja Marek Sarapuu võit seda puhku Mihkel Niinemäe vabandust, Mikko Niinemäe ja Martin Valteri ees ja Rainer Aus ja Makoskinen jäid siis neist lõpuks 7,4 ehk siis võitjast 1 minut 2,1 sekundit maha. Kuidas sul, Erki, selle internetiga lood on? No väga halvasti. Vähemasti kerib mul väga aeglaselt, et siin on ilmselt mingi koterman sisse roninud, aga mingeid numbreid siit ikka veel ette lööb õnneks. Radik on jõudnud lõpuni. Поздравляю, Радик. Как это ралли было? Прекрасно. Оно всегда классное. Оно всегда хорошее, позитивное, поэтому все отлично. Спасибо. Aitäh, tuli ka sealt lõpuni. Suurepärane. Anname Radiku aja ka. Radiku aeg on 4:33,3. 4 minutes, 33.3 seconds. Radik Šaimijev, Maksim Tsvetkov on the stage number 10. Ja nüüd peaksid tulema järgmised klassivõitjad ja üldse Eesti meistrid ka omas klassis, ma saan aru. Ringenberg Heina. No, siin oli natukene pusimist veel enne viimast katset. Ja. Siin oli 9. kiiruskatse järel oli see vahe oli kahanenud suhteliselt väikeseks. Vaatame, kas me leiame selle koha üles ka. No, Jürimäega siis. Jah, Jürimäe ja Rohtmetsaga, 12,1 sekundit, seda vist on ikka natuke palju, jah. Siin ääres siin Anti raputas pead, ma mõtlesin, et mis tähendab nüüd, kas keegi kuskilt on ära kadunud, aga ta kuulab vist ralliraadiot ja raputas selle peale, et seda vahet ei sõida tagasi. Ärevaid hetki. Vaadake, kuidas tehakse tööd, ralliraadiot mängivad igal pool. Rõõm kuulda. Aga veidi veel ja siis on auto number 29, Ringenberg Heina BMW M3-ga sinu ees. Ja tegelikult nüüd kohe ongi. On ilusasti jõudnud lõpuni. Kas nad Eesti meistrid vist on nii, et või? Kuidas sellega olukord on? Oskate te midagi väita? 4:38 on nende aeg.
no ongi tehtud niuhti, nagu just alles rääkisime eile õhtul linnas ja nüüd on see ralli sõidetud. Palju õnne eduka lõpetamise puhul. Jaa, suured tänud. Nüüd ei tea, mida siit tagant Jürimäe teeb, aga üldiselt arvata on, et sul on see ralli väga edukalt on teil siin mõlemal siin autos. Jaa, selles mõttes vahet ei ole, aga poole katse pealt, 5. käigu pealt mootor suri välja ja käiguvahetusel läks uuesti käima, ei tea, mis asi juhtus. Ja rehv ei ole ka all, aga see ei ole vabandust. Õnn soosib alati tugevamaid. Aitäh sulle selle ilusa mõtte eest ja palju õnne veel kord. 4.38 siis nende aeg. 4.38. Siit on nüüd pisut oodata veel Jürimäed, eks ole? Jah. 2 autot on vahepeal, jah. Esimene neist sinine Subaru on jõudnud ilusasti minu juurde. Timo Pulkkinen, Jaakko Jänti. Timo, oliko se hyvä ralli? No täytyy olla kyllä tyytyväinen. Vähän reilu vuosi, kun on viimeksi ajanut ja 5 kilometriä testiä tällä autolla ja tämmönen tulos, niin todella tyytyväinen. Kiitos. 4.43.4 nende aeg. 4 minutes 43.4 seconds. Timo Pulkkinen, Jaakko Jänti. Aga nüüd Laivola autoga number 22 ja Karin Mustalahti istub tema kõrval ja masinaks on neil Peugeot 207 S2000 ja kui meie tagasihoidlikud uurimustöö tulemused ei peta, siis peaks ta olema esimest korda nüüd Saaremaa ralli finišis. Siin on tegelikult eksimuseks väikene ruum ka jäetud, nii et vabandame juba ette, kui me sellega võidikene puusse panema, aga esialgse pilgu kohaselt ei tundunud, et ta oleks lõpuni jõudnud Saaremaalt. Auto number 22 on siin. Ari, palju õnne. Kiitos. Ralli loppu. Ralli loppu ja tää Pöse ja onko 6. vai 7. kisa, kun päästään maaliin. Et se oli meille jo pelkästään voitto, että päästään tää kisa läpi. Että ihan ok näin. Kiitoksia. Kiitos. 4.47.5 nende aeg. 4 minutes 47.5 seconds. Ari Laivola, Kari Mustalahti. Ja vastus küsimusele tuli ka ära. Jah, ei pannud puusse. Saigi mees esimest korda nüüd Saaremaa ralli finišisse. Mitu korda proovitud ja ei ole saanud ja nüüd siis lõpuks ometi. Jürimäe Rohtmets on sees, nende aeg 4.33.8, ikkagi pisut jäi puudu. Jäi puudu. Pisut jäi puudu, aga no nii. Ei puudu. No natukene jäi puudu. Kas sa arvasid, et see on reaalne võimalus veel? Jah. Aga rohkem minust enam ei tulnud. Aga siiski tuli katsevõit ära, et tegelikult sul on see päev olnud ju ilus, et said meestele vastu küll ju. Ja ei, meestele saab vastu, aga siin 3. koht läks praegu tähendab aasta kokkuvõtte 3. koht läks, et ma oleks pidanud Markot taguma, aga siin jäi nüüd mingi 1,5 sekki, 2 sekki ei puudu nüüd sellest. No, ausalt, kui sa tahad minu arvamust teada, siis minu arvamust sa oled Saaremaa ralli võitja, sest kõige motiveerivamad intervjuud on sinu käest saadud. Mul on nii hirmus, see ju meeldib, ma sain ju lõpuni sellega, et see kõik on fantast. Suurepärane, palju õnne. Aitäh. Noh, kui täpne olla, siis 2,9 sekundit jäigi lahutama Ringenbergi ja Jürimäed. 2,9 nappi sekundit. Ja kas siit, kuidas on seis Sultan Jansi Tölvi vahel? Seda ma nüüd pole küll kuulnud. Remennik ja Roosin tuli nüüd sisse meil siin. Sultan Jants, Oja, Tölp, Vihman 9. kiiruskatse järel. Põlled Krotnaja rallid levad. Очень крутая гонка. Я бы сюда с удовольствием вернулся. Мне очень понравилось. Спасибо. 4.36 auto number 21 aeg. Sultan Jants, Oja, Tölp, Vihmani seis vahetult enne 10. kiiruskatset oli 12,7 sekundit Sultan Jantsi kasuks, nii et tõenäoliselt Tölp, Vihman siit seda vahet tagasi ei sõida. Siis võib David ikka õnnitleda. Jaa. Meistrivõistluse arvestuse samas klassis. Tusite ära mul. Ei oleme siin ikka. Meie täitsa veel oleme. Võit jah, Sultan Jantsil klassivõit on käes.
klassivõit on käes Saaremaal, aga üldises plaanis? Üldises peaks olema ikkagi subid seal. Subid, jah. No tere mehed! Saaremaa ralli on ilusasti läbitud, palju õnne. Klassivõit on, ma arvan, et ikkagi põhimõtteliselt käes. Kuidas kokku võtad? Et oleme rahul selles mõttes, et Kristost muidugi kahju, et selles mõttes tema kiirust me nagu püüda ei suutnud, aga võidu võtame vastu. Kui nüüd tuleb ära. No ma usun küll, et tuleb see vahe oli 12 sekundit teil, et mis selline kõige positiivsem emotsioon sellest rallilt on teie jaoks? Ei oskagi kohe välja tuua, eks kogu Saaremaa ralli on üks suur positiivne nähtus, et selles mõttes kogu see nädalavahetus on olnud äge. Väga hästi öeldud, aitäh sulle! 4.44,4 nende aeg. 4.44,4. Ja Tölp tuleb siit ajaga 4.58,9, nii et kaotus tuli siit veel juurde, aga Karel stabiilne ja ikkagi kiire sõit ja teine koht. Jah, mul on nii välja. Oled sa rahul? Ja naa, et tegelikult oli võimalik võita, aga eelmise katsel läks vähe nihu ja polnud mõtet nagu pingutada eriti või niimoodi tuli sõita kiiresti, aga tee pealt püsides. Mõnes mõttes muidugi hea, et siin katse peale pidanud oma võidu peale sõita. Mulle see katse üldse ei meeldi. Aitäh sulle, aitäh teile. Nüüd on see seis käes, et kui ma ennem kiitlesin, et meil siin vihma ei saja, siis nüüd on nii vihmane, et numbrid sellel stendil ei püsi enam paberil. Sest kergelt vihmane on siin. Auto number 38 on jõudnud lõpuni Feofanov Kokins. Поздравляю! Как вам нравится? Понравилось Сaaremaa ралли? Мне очень понравилось. Хотелось бы лучше, быстрее ехать только. Kõik hästi. Saaks ainult kiiremini sõita. Kes keelab? Läks juba päris kiiresti. Aga aeg ka neile. Te vist ei kuulnud seda, ma ütlesin ka selle 4.42,2. 4 minutes 42.2 seconds. Feofanov Kokins. Car number 38. Nüüd aga Mait Maarend ja Mihkel Kapp. Nende ajaks 4.45,7. No Mait, Saaremaa 49. ralli on läbitud. Kuidas sa kokku võtad? Tore on finišis, mitte päris finišis, aga tore on läbi ja auto terve ja ütleme niimoodi, iga katsega läks sõidumõnu paremaks. Alguses ütlesid ka, kommentaarid olidki, et ei saa kuidagi ennast käima ja sulata veel. Kas nüüd on nagu üles sulatud? Undvast alates hakkas juba minema. Suurepärane, aitäh teile! Helinivood. 4.45,7 siis nende aeg. 4.45,7, just. Mait Maarend, Mihkel Kapp. Tuletame kõikidele meelde, et 18.37 on see kellaaeg, kui Kuressaare linnas hakkavad kõik need masinad, kes praegusel hetkel siit Gunnari kaaslase ja sõbra Mikku käe juurest ära lähevad. Vaata, milline pääste. Hästi, väga hästi. Liiguvad siis tõesti Kuressaare kesklinna poole. 18.37 seal poodium hakkab, nii et seal saate kõiki võitjaid õnnitleda, šampusega üle pritsida ja loomulikult pilti ka teha. Mihkel Niinemäe, Janno Siitan. Peaksid nüüd järgmised olema. Kas on? Hääli on kosta küll. Nemad tavaliselt tulevad ka selline tasa ja targu. Ja vaata seda ilma praegu, mis väljas on selline tore sügis. Kas teil ka sajab või? Oo jaa. Sajab. Ainuke eelis on teil see, et te olete lihtsalt sealt kuudis. Me kolisime õue, vaba õhulava. Hea nali siin õhtuks. Marek, väga hea nali. Aga auto number 215 on tõesti kohal.
no see nupp on nii nagu ta on, eks ole, aga palju õnne mehed, jõudsite ilusasti Saaremaa ralli viimase katse finišisse, nüüd veel poodiumile sõita, kas kõik läheb veel hästi? Igal juhul läheb hästi. Vaat meie maas on ju täna pidu, vanamees on lõpus, poeg on ka lõpus ja hästi veel on. Just nimelt, palju õnne poja teise koha puhul. Aitäh teile. Aitäh. Mihkel Niinemäe, Janno Siitan lõpetasid Peugeot 208 R2-ga selle Saaremaa ralli. Miil on punkt veel peale panemata, loomulikult tuleb jõuda poodiumile ja lõpuks kõik see riburada pidi vajalikud toimetused läbi teha ja siis saab tunnistada, et jah, on tehtud, aga suur osa sellest tööst on jäetud nüüd selja taha ja masinaga saadud sina peale, sõidetud see ralli ära, 10 kiiruskatset ja mis veel uhkem tunne kindlasti isana tunneb ta oma poja üle väga-väga suurt rõõmu. See on kindlasti tähelepanupäärne päev, ega neid rallidynastiaid meil ju ülemäära palju võtta pole. Tulevad veel siin Mätikud meelde ja kes veel praegu konkreetse ralli puhul, aga noh, eks seal loomulikult ka Murakates on kindlasti sugulassidemed olemas esindatud sellel rallil küll mitte. Seda küll, aga mitte sellel rallil, jah. Nii et... Ehk siis järgmisel aastal? Jah, mine sa tea, võiks ju tulla ka Margus Murakas äkki uuesti välja. Just. Aga siin nüüd auto 211, Kudratsev ja Clarence. Здрасте, поздравляю. Ага, спасибо. Как чувствуете? Был это хороший ралли? Хороший. Jah, no nii ongi. Nii. No что? Не работает. Jah, kui siin... Kui mees ei taha rääkida, siis mees ei pea rääkima. No just, Margus Murakast juttu siin põgusalt tuli, et võiks ju 50. Saaremaa rallil oma nina taaskord õue pista, siis Margus Murakas, ma vaatan siin sellele tabelile otsa, 2 korral Saaremaa ralli võitnud 2001 ja 2002 ja siis sõitnud Toomas Kitsinguga. Kiiski ja Rauhala on jõudnud kohale. No onnea! Kiitos. Oli ka hyvä ralli? Oli kiva, mutta ei ollut vauhti sellaista kuin odotettiin, mutta nyt lähdetään Kaljalle. Ainult oodata. Ma arvan, et seda ei ole vist isegi tõlkida vaja eriti. Kõige tähtsam on veel ees peale ralli lõpuni sõitmise. Nüüd on välja teenitud üks korralik. Kali ja nali. Huvitav, et meie keeled on nii sarnased, aga meie teame küll kalja on hoopis midagi muud, kui soomlased seda teavad. Aga mõtleme nii, et nad läksid kalja jooma lihtsalt, noh. Siis on kõik nagu õiged. Eks neid sarnaseid sõnu on veelgi. On kohal 212. Congratulations! It's the end of Saaremaa rally. Was it a good one for you? It's good. Everything good. Good stages. Thank you. Järgmine aasta tean, et kui Pipirast näen, siis küsin kaardilugeja käest intervjuud, siis kaardilugeja räägib kogu aeg kõrval. On selle rääkimisega harjunud. See on tema leib. Ja kuidas meil nüüd, ma olen vahepeal see 200-aste seis on ka mul vähe tundmatu, et kuidas Gustav ja Kenny vahe on? 9. kiiruskatse järgselt oli olukord selles klassis järgmine, mis seal oli, annaks vändaga internetile hoogu juurde, oleks lihtsam, aga sellist vana autode kombekohaselt seda vänta siin arvutitele, moodsatele arvutitele külge ei ole.
ei ole pandud ja seega tähendab seda, et siin Miku küsimusele saab vastus üsna pea tulema, enne tuleb veel natukene sõnu üksteise järgi seada ja näed, Kruuda Järveoja ja Torn Mesila tuligi nüüd ette 9. kiiruskatse järgselt EMV3 2600 klassis 16,1 sekundit oli Kruuda Järveoja eduseis enne 10. minekut Torn Mesila ees ja siis on seal juba Rohtmets Ivask 39,1 sekundi kaugusel, nii et sisuliselt kui Kruuda Järveoja sinna tulevad ja mingit suurt apsakat ei ole juhtunud, siis peaks olema ka siin klassi esikoht käes. Ainus suurem vastasseis uustulnud Ojaperv. Vahe oli enne viimast katset ja rohkem ega vähem kui 0,5 sekundit. Nii et põhimadistamine käib 5. kohale. Praegu veel uustulndi ja Sikku kasuks. Kevin Kuusik on ka ilusasti tulnud koos kaardilgejaga viimase katse finišisse. No mehed, palju õnne, Saaremaa ralli on teie jaoks ka nüüd läbi ilusasti lõpuni. Kuidas see ralli oli? Keeruline teie jaoks? Ja ega lihtne ei olnud, ütleme ausalt, et ega tuleb tunnistada, et top 10 see sõitma ei tulnud, aga seekord läks nii ja lõpuks saime nagu hooga üles, et võib vist ikkagi lõpuks nagu rahul jääda, et äge oli. Seda on hea kuulda, palju õnne teil veel kord, aitäh! Aga see tähendab seda, et Roland Poomi pole siin vahel enam, jah? Roland Poom on kuhugi ära kadunud. Klement Kasesalu on kohal. Tere mehed! Tervist! Kuigi te pole väga kaua sõitnud, siis tänase või siis kahepäevase ralliga võib vist rahule jääda? Jaa, et ega meil tõsisem ralli oligi eelmine aasta Saaremaa ralli viimati, et see aasta oleme sõitnud 100 kilomeetrit ja ainult ja ei, tegelikult lõpupoole hakkaks täitsa tulema juba, et võiks üks päev veel olla. Aitäh teile! Aga Poomi siin vahel, kas see on nagu selline uuem uudis? Poomi ja Halling on läinud. Järgmisena tuleb siia juba Ojaperv Talve. Just. Tulevad. Seal väike põnevus veel püsib autode 205 ja 203 vahel. Nii et saame jälgida, kas Oliver suudab 0,5 sekundit kiirem olla kui Rasmus Uustuld. No nii, Mikko Niinemäe. Nägu juba peegeldab, et oled ülimalt rahul vist selle päeva, või 2 päevaga? Jah, ma ütlen, et selle lõpuga olen nüüd eriti rahul, et me ikkagi üks katsevõit on kodus ja üks oli soolas, et Timmu jäi ette, et selles mõttes me saame ikkagi, eesmärk sai täidetud, et räägime, et või soovime siis esikolme nagu aegu ikka mõned sinna saada, aga saime paremini natuke isegi. See oli kõik see arv, mida käis siis päris kiiresti tundub, et kui sa ralli alguses rääkisid, et muudkui õppida ja proovida vaja, aga nüüd lõpus see kiirusel õppis teine, kui ütleme katsete esimestel läbimistelgi.
Ja kindlasti, et eks ma vaikselt sain aru, et kuidas need tagarattad kaasa kraabivad, aga ei sinnamaani, kuhu me jõuda tahame, on veel natuke aega. No proov on tehtud, mis nüüd edasi saab siis? Millal sellesse autosse saab jälle istuda ja mis saama hakkab? Võt sellele küsimusele ma tahaks ise ka vastust teada, aga praegu on veel lahtine. Ma olen ikka veel seisukohal, et 2 nädala jooksul nüüd me otsustame, mis edasi saab. Aga arvad, et see sõit, ütleme, mingit rolli ka mängib tuleviku suhtes? Kindlasti mängib. Et sellepärast see õnnelik oledki? Võib ka nii öelda, et 100% ma ei tea, kas mängib, aga ma olen enam kui veendunud, et praeguste toetajate koha pealt mängib see suurt rolli. Selge, loodame, et nii läheb ja edu sulle. No nii, kohe ralli võitja meil ka siin. Palju õnne. Suured tänud. No, võta ise see 2 päeva kokku siis. Oled ülimad rahul ilmselt, ma arvan? Jaa, kindlasti, et tulime siia eesmärgiga fannida ja 2016. aasta parimatel siis nii-öelda sammus püsima. Aga kukkus natuke veel paremini välja, et tegin päris hea sõidu. Et see on ikka nii, nagu see rahvakeel öeldakse, et sõidamees sõidad, et võidumees tuleb ikka nurgast, eks ole, et sa olid eemal kogu aeg ja nüüd tulid siin näitasid, kes nagu tegelik kuningas siin kodustel teedel on. Eks kergelt konkurentide ebaõnn ka mängis rolli ikkagi, olgem ausad, aga samas mina tulin viperustata ikkagi lõpuni ja refid püsisid terved ja ise mõistus kaine, nii et ei saa ühtegi halba sõna selle nädalavahetuse kohta ikkagi öelda. Kui ma eksin, on sul esimene Saaremaa ralli võit vist, on õige? Jaa, täpselt niimoodi. Et selles suhtes tulidki spetsiaalselt seda jahtima? Jah, see oli üks selline salamisi ikkagi eesmärk, et olen olnud teine, olen olnud 3, olen klassivõidu saanud, aga absoluudivõit on siiamaani veel saamata, nii et see on ikka väga-väga hea kiirstordil. No, see aasta on olnud selline, võib öelda vaheaasta või selline pool nalja aasta, et 3 sõitu. Sulle ma vaatan hea sponsor, kõik eestlased käivad sealt napsu ostmas Läti piiri pealt, et mis nüüd edasi saab, et kas järgmine aasta kuidagi asjad muutuvad ja paranevad, võib siin rohkem sõitmas näha? Oh, ei tea, et mingised plaanid on jaa, aga hetkel ma nendest plaanidest väga ennast ära võluda ei lase, sest ega varem on neid plaani olnud, aga mingised uhked plaanid on ja võib-olla mõtleme ka sinna R5 plaani ja midagi sarnast, mis Egon mõtleb, et käime sõidame WRC2 või ERC-d, aga nagu me kõik teame, et enamus Eesti rallisõitjatel need ikka kahjuks plaani tasemele tavaliselt jäävad, aga vaatame, äkki meil läheb õnneks. Sa oled noor mees, alles kiirust oled näidanud ja sponsoritel ennast ka natuke tõestanud, et selles suhtes võib ju loota, et mingid variandid ikkagi on olemas, et need plaanid täituksid ka. Jaa, mingid variandid kindlasti on ja ma arvan, et tänane selline võit tuleb ainult kasuks selle kogu projektile, et ma ise siiralt loodan, et kõik läheb siit ikkagi teeme nüüd ühe sammu edasi, aga eks me näe. Aga kumb siis see kõvem plaan on, kas WRC2 või Euroopa sari? Ei, kindlasti on see WRC2 nagu tugevam sari. Just võistlejate mõttes on see oluliselt konkurentsikam, aga samas seal oled sa nagu teine kategooria. Aga ERC-s oled sa põhikategooria mees ja saad kogu meediakaja saad ikkagi enda peale, et see ongi selline nüüd balansseerimise koht, et kus kumba nagu eelistada, et kas sellist meedia tähelepanu rohkem või siis sellist üritada näidata kiirust kogenud meeste seas. Olles MM-rallidel ise käinud, ma tean, et WRC2 mehed saavad ka päris palju tähelepanu, et selles suhtes ei maksa väga muretseda. Kumb sul endal ikkagi rohkem meediks või kumba sa ikkagi eelistaksid? WRC2, lihtne lühike. Nii et siis seal näeme siin järgmine aasta sõitmas. Edu sulle, aitäh! Aitäh! Nii, ja me oleme siin Postimehe ralli ülekande otse eetris nüüd. Ma saan aru, et karjääri viimane sõit on tehtud või? Jah, tuleb nii välja.
Miks nii, ütleme, vanusepoest vaatad, ei ole veel nii kortsus näu, et peaks tingimata ära lõpetama või? Aga eks pikka aega on tehtud ka juba 13 aastat ja eks aitab. No kuidas selle viimase ralliga võib rahule jääda? No ise käkerdasime ära seal selle ühe koha peal, aga muidu iseenesest oli okei. Algus oli libe, aga lõpp oli juba niisugune okei. No fight oli isegi, et me nagu võitlesime, aga seekord läks nii. Aga mis sa arvad, sa oled nüüd aastad ikkagi sõitnud, et kas natuke nagu kripeldama ei hakka, kui peab järgmine aasta vaatama, kuidas Rainer võib-olla mõne teise mehega sõidab? Ma loodan, et ta ei sõida kellegi teisega. Aga eks see ikka kripeldab, kindlasti, et ma arvan, et nädal enne rallit on ikka niisugused väiksed liblikad kõhus, et tahaks minna. Aga üks etapp elus on läbi ja kõik. Okei, loodame, et järgmised etapid on ka ägedad. Okei, aitäh. Rainer Aus. Palju õnne, 3. koht, kas see on nüüd hooaja lõpuks rõõm või natuke pettumus? Natuke pettumus, kuna ma ise korraldasin selle jama, et ma lõhkusin refi 7. katsel ja enam lasin koha järgi ja liineme mööda, et ei suutnud enam seda tagasi võtta, et ise olen süüdi, mis siin ikka, tuleb otsa vaadata, aga pettumus kiirus oli hea, lihtsalt üks apsakas mängib kohad kätte, mis seal ikka. No su pikaaegne kaardilugeja Simo Koskinen lõpetab selle ralliga karjääri ja ma küsisin ta käest, et kas tal ei hakka kripeldama, kui ta näeb sind kellegi teisega sõitmas. Ta avaldas ootust, et ta ei näe sind kellegi teisega sõitmas, et kas tähendab seda, et sa tõmbad ka joone alla või? Ei oska öelda, aga ma ei tea, mis tähendab karjääri lõpetamine. Ma olen kuulnud küll neid, kes karjääri lõpetavad ja siis mõne ralli ikkagi teevad. Eks ta vaatab, küll tal kunagi isu tagasi tuleb. Aga ma ei oska hetkel öelda, et vaatame, mis nende klassidega siin tehakse ja kuidas need mitsud siin paigutatakse, et mis me selle Evo 9-ga üldse teha saame, kas ta jääb inni või tuleb mingi vaba klass, et vaatame sellele otsa ja siis mõtleme. Näiteks E-rühma, mis ta on E12 vist on praegu, need vanad mitsud, selle meistritiitel sinu jaoks ei oleks motiveeriv või? On ikka selles motiveeriv, et see klass on tegelikult ju tihedam kui isegi meie N-rühm, aga ega siis tuleb jälle teine asi kõrvale võtta, et absoluudikohad ikkagi oleks nagu püütavad niikuinii, sest selle auto saab natuke võimsamaks teha ja võib-olla natuke kergemaks ja ta peaks olema kiirem, kui ta praegu on. No sa juttu kuulad, siis mul on selline tunne, et sina ikka lõpetada ei plaani? Ma ei plaani, vaatame, mis saab. Ei ole täna kindlaid väljavaateid selles osas, mingeid plaane ei ole järgmiseks aastaks tehtud, aga kui vaatame, mis EAL otsustab nende klassidega ja siis sealt lähtudes võtame ise mingid otsust. No su suured konkurendid kodused plaanivad see kõik R5 peale minekut, et sul selle peale hammas ei hakka? Hetkel täna ei hakka, aga võib-olla sponsorid seda intervjuud näevad, siis äkki saame ka kuidagi olla. No selge, siis näitame intervjuu lõpetuseks neid sponsorite logosid ja loodame, et aitab, eks saa? Jah, väga hea, aitäh.
Meil ka. Meil ka. Ära mehi närvi aja. Kuidas üle pika aja sõita oli? Kuule, nüüd hakkab ikka midagi juba meelde ka tulema ja ei, tegelikult on ju äge on poistega panna, poisid on ikka väga tublid ja no me vanad pensionärid siin no natuke ikka vist ajasime viie sabaseks, ma loodan vähemalt. No siis on nagu ilmselge see, et järgmise aasta 50. Saaremaa ralliks tulete niikuinii kohal, aga enne teete siis natuke rohkem testi või? Võib-olla küll, et eks vaatame, mis tulevik toob, aga kindlasti auto on hea ja selle autoga on võimalik võidu sõita. Aitäh teile! Niisiis, selles klassis tõesti MV6 E11 üle 2000 ahud, kes äsja Miku juurest läbi läksid BMW M3-ga, tagasid endale klassi 3. koha Vanaselja Hõbemägi ees ja seda 4,2 sekundiga, kuid Ringenberg Heina on siit läbi tulnud teise ajaga hetkel katselt ja see tähendab seda, et Jürimäe Rohtmetsa ees suutsid nad klassi võita ja 2,9 sekundiga. Nii, aga siit läheb ju veel tükk maad aega ja meil on põhjust vaadata ka kella peale. 18 ja 22 näitab ka minu vekri peal, et 18.37 oli see aeg, kus meil hakkab poodium terendama ja kõige tähtsamad sõidud sõidetakse üle selle. Et kas anname au Mikk Saarelale, kes on pikalt ja tublisti vastu pidanud selles vihmastormis ja kõikvõimalikes muudes raskustes ja kuivõrd keel hakkab ka vaikselt sõlme minema, siis igaks juhuks võib-olla on aeg. Hullemat vältides, jah. Väga õige. Aitäh, Erki. Aitäh, Mikk, oli meeldiv jälle sinuga koostööd teha ja loodetavasti mitte viimast korda. Loomulikult samad sõnad siin. Aitäh teile, poisid. Aitäh sulle, Mikk. Ole sa tänatud. Ja ega vist ei olegi muud ka meilgi siin Marek Lendmaa ja Erki Perents vist ka võivad siin rahulikult oma hõlmad kokku tõsta, sest päris kõiki tulemusi annab veel oodata päris tükk aega ja kindlasti ei ole need ka päris ametlikud, nagu me oleme korduvalt juba öelnud, et nii veokad kui ka mõne teise klassi tulemused on siin veel saba otsa peal tulemas. Aga olulisem ja kõige tähtsam ehk selle ralli absoluutse tippu oleme teieni toonud ja loodetavasti ka meeleolukaid kommentaare sealt raja kõrvalt.
nii et kunagi võib-olla jõuab kätte ka see aeg, kus rallireporter sõidab liiderauto, ma ei tea, 2 istme vahel või vähemasti hoiab mikrofoni ja saab küsimusi esitada veel enne, kui katse lõpp kätte jõuab. Jah, see oleks selles mõttes tulevik kindlasti, kuidas panna rajareporter igasse autosse, mis tuleb raja pealt maha ja saab katse algusest kuni lõpuni kaasa sõita. Võt see on selline uus virtuaalsus. Uus virtuaalsus ja uus suund.